ära üldse kaugele minegi, sa võid kohe siinsamas istet võtta ja tegelikult ma palun siis Hannes ja Märdi ja Kalle ka siia, et tulge võtke istet, sest küsimusi arusaadavalt on palju. Neid on Slidost tulnud ja me hakkan järjest neid küsima. Võib-olla mõned on siin esitluste käigus vastuse saanud, ma arvan, et ei ole halb, kui me saame kas või korraks need üle korrata ja uuesti need vastused anda. Juhul, kui kellelgi tekib küsimusi vahepeal saalis, võib julgelt käe püsti tõsta, me saame tuua teieni mikrofoni ja siis samamoodi saab ka saalist küsimusi esitada. Ma jätame selle slaidi siia. Slido oma ka peale. Nii, ja seda ma ütlen ka veel ära, et ettekanded on ka videosse üles võetud, lähevad Eleringi kanalitesse üles, nii et saate pärast veel vaadata ja selle tõttu ka küsimused me paluksime siis mikrofoni esitada, et kõik see küsimuste-vastuste voor läheb täpselt samamoodi üles ja saate pärast siis vaadata veel üle. Ja kui meil on natukene alla tunni vist jäänud aega, et kui küsimusi on palju ja kõigil vastata ei jõua, siis Elering on lubanud need vastused pärast hiljem oma kanalites veel need ülejäänud küsimused ära vastata. Hakkame kohe siit alt pihta, siin on küll ette pandud Küllile, ma küll ei tea, kes see täpselt peaks olema, aga kas 20 aasta ettevalmistusaja jooksul arutati ka sagedusreservide kulu katmist, kuidas need arutelud kulude kaotamisest on ajas muutunud? Eks te ise saate valida, kes tahab vastata, kellele tundub see suurem ekspertiis olevat. Ma äkki võtan siis sellele, et kuna ma olengi sellest seltskonnast vist ainuke, kes on sellega päris algusest peale tegelenud. Ei, sagedusreservide suurem osa sellest ajast läheb ikkagi tehnilise süsteemi ettevalmistamisele ja see on algusest peale teada olnud, et sagedusreservid, kui selline meile süsteemi tuleb, see vajadus tõesti kahtlemata tuleb. Nüüd see lahendus, kuidas neid jagada ühiskonna vahel, see on olnud tegelikult meie poolt alates 22. aastast laual. Ja võib-olla siin natuke tulebki raputada endale Eestina tuhka pähe, et me oleme oma Läti-Leedu kolleegidega võrrelda seda natuke liiga tublid. Et meie tõime selle lauale, me turuosalistega konsulteerisime, üritasime seda teemat piisavalt palju nagu läbi käia, jõudsime ka mingi lahenduseni, aga Läti-Leedu kolleegid kahjuks selle lahenduseni jõudnud ei ole ja see ongi tekitanud natuke seda segadust, mis täiesti arusaadavalt on, et me tegelikult peaksime saama ühise lahenduse just selleks, et meil ei oleks kuidagi ebavõrdset kohtlemist. Aga ma arvan, et sellega ongi nüüd aega järgmise poole aasta jooksul tegeleda, et see ülemineku aeg on meil praegu ette nähtud, mis peaks siis leevendama. Ma võtan siit ühe küsimuse veel, ma võtan sinna, kus on rohkem nii-öelda thumbs up'e pandud, like pandud, et on populaarsemad küsimused, küsime need võib-olla alustuseks ära. Siin on siis, ma saan Hanne selles küsimus, kas saab ikkagi öelda, et projekt oli eelarves ja ajaraamis, kui Harmony Link valmimine on aastaid edasi lükkunud ja selle kulud lõhki? Jaa, see on, võib-olla enne ma räägin riskijuhtimisest ja kuidas me seda teeme, et põgusalt mainisin, et kuna me oleme vastastikuses seoses, siis on ülioluline, et me oleme kursis üksteise projektidega ja see mehhanism on selline, et meil on peaaegu iga poolaastal üks tippjuhtide tasemel steering kohtumine ja iga kuu me tegelikult peab omama ülevaadet, kus me ühe või teise projektiga oleme. Kusjuures mitte ainult seda, vaid ka seda, et millised on riskid, millised on kas regulatiivsed riskid, vaidlused, kohtuvaidlused maaomanikega, tarneriskid ja edasi, et me oleme tegelikult põhimõtteliselt igapäevaselt kursis vastastikku ja see usaldusmehhanism on loodud. Mis Poolaga toimub ja Leeduga toimub, on see, et esiline plaan oli ehitada ju Harmony Link läbi mere üle Kaliningradi. Leedu ja Poola tegid väga põhjalik ettevalmistustöid, uuringuid, olid peaaegu et lepingut allkirjastamas, kui jõuti otsusele, et nad ei ole valmis seda hinnariski võtma ja millest probleem oli see, et tänu tarneahelate häiretele ja tootmishindade märkimisväärsele tõusule tegelikult pakkumist turul väga palju ei ole, nagu te teate energeetikas, ja ongi tegelikult pakkuja turg ja hind, mida nad said Harmony Linki jaoks, oli 2 korda üle eelarve. Ehk siis, et algne plaanitud eelarve oli seal 700 pluss 800 miljonit ja see hind, mida nad said, oli seal 1,5–1,6 miljardit ja loomulikult nad ei olnud valmis konsulteerides siis ka regulaatoritega ja teistega, et nad ei ole valmis sellega lepingusse minema ja viimasel hetkel mängiti kogu Harmony Linki kontseptsioon ümber ja täna siis on ta siis 1000 megavatise võimsusega kombineeritud siis alalisvoolu liin kombineeritud selles mõttes, et ta on nii kaablid ka õhuliini, ta jookseb siis Poola suunas mööda metsasid ja teid, eks ju. Algne mõte oli teha seda Rail Baltica trassil, täna siis, eks ju, Via Baltica trassil ja me näeme, et see planeerimine on selles etapis, et see investeerimise otsus tehakse tõenäoliselt siis Poola süsteemioperaatori ja Litgridi poolt siin kohe detsembris ja esimesed projekteerimislubade ja maaküsimuste tööd hakkavad pihta 25
me täna näeme, et lepingutesse usutavalt nad lähevad 27, 3.-4. kvartal ja me usutavalt peame tõenäoliseks, et nad saavad valmis Armor-Linkiga 2030. Jah, et selle mõttes Armor-Link hetkel on küsimärk, aga miks ta on võib-olla tähtis, on mainida ära, et Armor-Link ei ole missioonikriitiline sünkroniseerimise mõttes või sagedusala toimimise mõttes, peamiselt sellepärast, et ta on mõeldudki kaubanduslikeks voogudeks, mitte sageduse hoidmiseks. Kuigi jah, ka sagedus ma vaatan Märdile otsa, et ka sageduse hoidmise mingisugune maht on sinna planeeritud, mis ta täpselt saab olema, seda me täna veel ei tea. Ehk siis, et Armor-Link 2030, viimasel hetkel mängiti kogu kontseptsioon ümber merest maismaale, poliitiline huvi, regionaalne huvi, operaatorite arusaam sellest, et ta väga kiiresti toimetada on täiesti olemas ja ma usun seda, et 2030 on realistlik tähtaeg. Kas viimase, ma ütlen ühe veel, kui keegi tahab, ütlen publikust, siis võib käega märku anda, võtame ühe küsimuse veel Slidost ja siis võime, jah, ma võtan ühe küsimust Slidost ja siis saame mikrofoni viia sinna. Kas viimasel ajal meediast läbi käinud 4 Enefiti plokki kokku circa 1000 megavatise võimsusega on ka FRR turgudel teie arvestuses aktiivsed? Võtan äkki selle endale või? Jah. Ei võta. Võtan endale. Minu teada olid need 4 plokki, millest jutt käib, või viimased päevad meedias jutt on käinud, vanemad Narva elektrijaamade plokid, mis ei olnud sagedusreserve pakkuma planeeritud ja mis ei ole ka sellest lähtuvalt eelkvalifitseeritud ja nendega arvestatud ei ole. Aga ma tahaksin lisada, et ma arvan, et selle küsimuse taustal tegelikult kumab see üldine natuke mure nende viimase päeva uudistega, et kuna ma siin kella 8 alates hommikust tegelikult olen Enefiti inimestega arutanud, et mis see olukord praegu tähendab, ma võin seda täielikult kindlalt väita, sünkroniseerimisele sellel mõju ei ole. Need lahendused leitakse, et kõik vajalikud seadmed, mis on vaja, saavad olema töökorras ja töötavad. Nii, meil oli seal publikus küsimus, palun. Ettekannetest jooksis korduvalt läbi avariide küsimus, minu arust igati vajalik küsimus, aga kuulajal võib jääda niisugune mulje, et neid avariisid on siis nii tihti. Võib-olla natukene valgustada seda tausta, et tegelikult neid peaks ju suhteliselt arve esinema. Aitäh! Aitäh! Nii, kes soovib vastata? Jaa, et kui me nüüd rääkisime näiteks kas või saartalituse kavandamisest, ja ilmselt ma mitu korda ise mainisin ka, et me oleme vaadanud erinevaid häiringuid, nende mõju siis Balti saartalitusele, siis loomulikult neid ei ole tihti, aga neid siiski juhtub. Ja selleks, et me saaksime oma süsteemi opereerimist ohutult planeerida, peame siiski selle võimaluse arvesse võtma, ehk siis aru saama, milline võib olla mingisuguse seadme, tootmisseadme, AS-ühenduse väljalülitamise mõju süsteemi toimimisele, et olla kindlad, et juhul, kui see tõesti mitte väga tihe juhtub, aga siiski juhtuda või asi juhtub, et süsteem jääb stabiilseks ja me saame olukorraga hakkama. Et see on tegelikult see, miks me seda teeme. Võib-olla... Jah. Kas saab arvudega illustreerida seda protsessi? Võib-olla lisan, mul numbreid paraku ei valmistanud ette, aga see on väga hea küsimus, aitäh selle võimaluse eest selgitada, et elektrisüsteem on ju, kui me ei vaata ainult ülekandevõrku, vaid vaatame ka jaotusvõrku, on ju Eestis siis jämedalt ligi 60 000 kilomeetrit liine, tõenäoliselt 1000 alajaamu, et avarii sellises süsteemis, või et see, et mõni seade rikneb, on pidev, kogu aeg on midagi rikkis. See ongi elektrisüsteemis hästi oluline, et me planeerime seda selliselt, et suurem valdav enamus erinevatest riketest, lühistest, puude langemisest liinile, et tarbija seda üldse ei tunneks. See on esmajoones oluline ja siis, mida Märt ütles, et need kõige suuremad avariid, nendeks me peame siis valmistuma, et me suudame nad näiteks Estlink 2 või Nordbalt Leedus, me peame valmistuma selleks, et me suudame nad kiiresti asendada. Ja neid tõesti ei ole väga tihti, aga kui ta on, me valmis peame olema, ei ole mõeldav, et siis, kui see, ütleme, korra aastas toimuv sündmus tuleb, siis et tarbijad oleksid suurel skaalal ilma elektrita.
Võtame Slidost veel küsimuse. Läti AST kasutab sagedusreservide mahu vähendamiseks Euroopa Liidu rahadega hangitud 160 megavatt-tunnist akut. Kas Eestil on sarnaseid plaane? Akuplaane Eleringil ei ole, küll aga me samamoodi nagu Läti ja Leedu vähendavad oma sagedusreservide hankimise kulusid läbi akude, meie teeme seda läbi Kiisa avariireserv elektrijaama. Siis see aitab meil, ütleme, vähendada sagedusreservide hankimise kulusid. Ja suuremas mahus kui meie Läti ja Leedu kolleegidel see juures. Miks tehakse desync just keset külma talve veebruaris, kus häiringute korral varustuskindlus ja tagajärgede mõju saab olla kõigil aastava? See on võib-olla üks selline huvitav põhjus, miks see just on veebruari alguses, tuleneb tegelikult sellest Prelli lepingust, ehk siis selle praeguse sünkroonala lepingust. Et see leping sõlmiti omal ajal 7. veebruaril ja siis selle nii-öelda pikendamine on käinud aasta kaupa, just alates 7. veebruarist, ehk siis tegelikult nii-öelda lepingu vaates oli see kuupäev, kus me saime öelda, et me seda lepingut rohkem ei pikenda, ehk siis ta lõpeb ära ja siis alates järgmisest päevast me tegelikult siis lahkume sellest lepingust ja lahkume käesolevast tagasalast. See on selline, ütleme, see lepinguline pool. Aga teine pool, jah, keset talve, aga samas jällegi talvel näiteks tootmisseadmete hooldusi märksa vähem kui suvel, eks ole. Et selles mõttes neid seadmeid saadaval peaks olema siiski rohkem kui suvel. Nii et, ma tooks siia kõrvale isegi selle paralleeli, et kui me nagu võrdleme, et suvisel ajal seesama jutt, mis ma enne rääkisin, suur süsteem versus väike süsteem, see kogus, kui palju elektrijaamasid parasugu tööl on, talvel ongi neid 2 korda rohkem tavaliselt ja ühe üksiku sündmuse mõju kogu süsteemile on väiksem. Suvisel ajal on vähe elektrijaamu tööl ja kui mõni nendest vähestest lülitab välja selle väikese tarbimise vastu, see mõju on tükk halvem. Et kui nüüd valida, et kas keset talve või keset suve, valiks talve, loomulikult kui meil oleks optimeerida, siis võib-olla selle kesktalve asemel valiks mingisuguse sügisese perioodi või kevadise perioodi, aga jah, siin seda valikut meil kahjuks ei olnud. Vailik oleks olnud rikkuda lepingut, eks ju, ja meie kokkulepe või meie nagu liin oli, et me peame Prelli leppest kinni ja me teeme lepingu järgi. Et võib-olla ei oleks olnud Balti riikidele Eestile nagu kohane käituda sarnaselt oma partneriga. Ja veel siia kõrvale, et tegelikult saagem aru, et see ongi meie uus normaalsus. Tulevikus me oleme suvalisel hetkel valmis saartalituseks. See üks õnnetu liinikene seal Leedu ja Poola vahel, kui siin enne küsiti numbrid, ma võib-olla mõned numbrid pritsin siis, et Eestis on põhivõrgu liine kuskil natuke 5000 pealekilomeetriteks ja nende liinide peal toimub aastas umbes 100-200 lühist, millega nad lülituvad välja korraks, mõnikord pikemaks ajaks, mõnikord lühemaks ajaks. Nüüd see liin Leedu ja Poola vahel, see on seal mingi paarsada kilomeetrit pikkeks. Ilmselgelt sellega ka aeg-ajalt midagi juhtub, suvalisel hetkel. Ja see tähendabki seda, et me edaspidi kogu oma tulevikku kuni selle Harmony lingi teise liinini peame hakkama saadma selle teadmisega, et kas keset talve kõige külmemal perioodil või siis keset suve kõige soojemal perioodil võib see liin välja lülituda ja me oleme selleks valmis. Et see praegune hetk veebruaris ei saa kuidagi olema erinev sellest, mis ongi tuleviku reaalsus. Ainuke vahe on see, et lihtsalt meie kõigi tähelepanu on siin, mis võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Kas on äkki publikust veel küsimusi vahepeal tulnud? Ja seal on käsi püsti, anname mikrofoni, palun sinna. Tere! Seotud küsimus, et jah, sellist situatsiooni olen varem olnud ja see on uus reaalsus, aga ikkagi esimest korda, et teatavasti jaotusvõrk praktikas on olnud üsna ilmastikust sõltuv just lumetormide ajal, et äkki selgitate natuke seda, et mis siis juhtub või ei juhtu seotuna selle projektiga, kui sellel nädalavahetusel peaks eelnema suurem lumetorm? Siin on muidu sarnaseid küsimusi veel, nii et, jah, et kui on -28 näiteks tol hetkel. Märt, mis sa teed? Kui tuleb lumetorm, siis suures plaanis opereerime süsteemi täpselt nii nagu alati. Et ega see selles mõttes lumetorm, kui see põhjustab mingeid katkestusi, siis me sellega tegeleme, aga ma ütleksin niimoodi, et kui me vaatame nüüd nagu põhivõrgu vaatepunktist või põhivõrgu seisukohalt, Eleringi seisukohalt, siis tegelikult ka nende viimaste suurte tuultega, mis meil viimastel aastatel on olnud, siis tegelikult katkestusi nii-öelda suurte liinidega on olnud äärmiselt vähe, sest tegelikult Elering on päris edukalt viinud ellu sellise projekti nagu liinid puuvabaks.
mis on tõeliselt nagu vähendanud rikete arvu meie liinidel, nii et ma ütleks niimoodi, et meie võrk on muutunud oluliselt ilmastikukindlamaks, kui ta oli vanasti. Küsimus Erkile, palju jutupunkte ja väiteid presentatsioonis, aga kust leiaks mõne tõestuse? Ilmselt sõltub siis väitest, millele meil on tõestust vaja. Ilmselt siis on vaja tõestust, et elektri hinnale mõju madal. Noh, kogu esitlust uuesti läbi ei käi, aga ütleme Leedu-Poola piiri näide, et seda saab arvutuslikult teha. Et kas, kui seal oleks olnud 500 megavatti asemel 150 megavatti, kui palju oleks siis jäänud Mandri-Euroopast soodsat elektrit importimata ja kui palju oleks jäänud Balti riikidest soodsat elektrit Mandri-Euroopasse eksportimata. Et seda selle harjutuse saab läbi teha, küll paraku mineviku statistika pealt, tuleviku me veel ei tea, aga eeldusel, et järgmine aasta on sarnane sellele aastale, siis selle harjutuse saab läbi teha, selle harjutuse me läbi tegime ja mõju elektri hinnale väike võrreldes kõigi teiste elektri hinna mõjuritega ja pole ka kindel mõju elektri hinnale kummas suunas. Kas kodutarbijatel oleks soovituslik T-Sync kuupäeval elektritarbimist võimalikult palju vähendada? See on üldine energiatõhususe soovitus elektrit kasutada nii palju kui vaja, aga lähtuvalt sünkroniseerimisest mitte. Millised on 3 kõige kriitilisemat riski 8. kuni 10. veebruaril ja kuidas on need mitigeeritud? Jällegi, kui me koos Balti kolleegidega ja ka poolakatega analüüsisime võimalikke riske, siis tegelikult kui vaadata elektrisüsteemi, siis elektrisüsteem tegelikult on selline seadmete kogum, seal on ülekandeliinid, seal on tootmisseadmed, seal on juhtimissüsteemid ja me vaatasime siis, analüüsisime erinevate seadmetega juhtuda võivaid mingisuguseid avariisid, mingeid muid asju, mis võivad nad tööst välja viia. Ja kuidas siis nagu elektrisüsteem sellisel juhul toimib, kas meil on mingi oluline mõju või mitte. Et just kõik need sellised erinevad võimalikud variandid läbi mängides me tegelikult siis saavutasime selle, et me suutsime enda jaoks kehtestada sellise turvalise toimimise taseme, ehk siis sama 500 megavatti ühikvõimsus, millest ma rääkisin. See peaks tagama selle, et elektrisüsteem jääb turvaliselt tööle näiteks sama 500 megavatti, kui ta on siis, ütleme siis Nordbalti peal, ehk siis Leedu-Poola vaheline ühendus, 500 megavatti koormus, lüütub välja, Saarde-Tallinna ajal süsteem on disainitud nii, et see väljalüütumine ei põhjustaks sageduse kriitilist kõrvalkallet, et me saame sellega hakkama. Et umbes sellise analüüsi me tegelikult koos Läti, Leedu ja Poola kolleegidega läbi tegime. Kas on publikust vahepeal küsimusi? Seal on, anname sealt ühe uue võimaluse, siis pärast siin veel ühe Lido küsimuse ja siis uuesti sinna. Ja aitäh. Kõigepealt ma loodan väga, et 72 päeva pärast saab teile õnne soovida elutöö õnnestumise puhul. Aga küsimus puudutab seda müstilist 1000 megavatti. Elering on justkui kohustatud hoidma süsteemi stabiilsust ja varasemates varustuskindlusanalüüsides on ju väidetud, et seda 1000 megavatti justkui ei ole vaja. Ometigi valitsus otsustas selle 1000 megavatti normi kehtestada. Miks valitsus seda otsuse tegi? Kuidas te seda 1000 megavatti käsitlete? Keerame natuke kella tagasi. Vaatame aastasse 2019. Aastal 2019 olime just meie need, kes ütlesid, et 1000 megavatti on see piir, kust alates me tunneme ennast piisavalt kindlalt. Ja see oligi see hetk, kui 2019. aastal tegelikult riik Eesti Energia omanikune sai samamoodi aru, et okei, see on oluline number ja siis pandigi see Eesti Energia omanike ootustesse. Et see väide, et varasemalt varustuskindluse aruanne on ütelnud, et 1000 pole vaja, see ei vasta tõele.
varustuskindluse aruanne prognoosib seda, kas tulevikus on varustuskindlus tagatud, kui meil on selline stsenaarium või selline stsenaarium. Ja me oleme alati nende hulgas näinud, et selline stsenaarium, kus meil on vähemalt 1000 megavatti juhitavat võimsust, pluss ülekandeliinid, pluss elektrijaamad naabrite juures, selline skeem on varustuskindel. Ja meie häda on loomulikult see, et me peame üritama seda 1000 megavatti ajas tagada, vaadates, Elering ise neid 1000 megavatti kunagi ehitada ei tohi, me oskame prognoosida, kas nende tagamisega on probleem või mitte. Ja mis on tänase süsteemi natukene häda, on see, et need sündmused, kui me vaatame ette 10 aastat, me üritame aru saada, mis toimub aastal 2030, 2034, et need tänased eeldused tihtipeale päriselt ei realiseeru. Ja see on see mure, mis meil kõigil siin on, et kui hästi me suudame seda prognoosida, seda olukorda, et kas need 1000 megavatti tegelikult on või mitte. Ja see on meie tänane põhiline probleem, mitte see, et me ei saaks aru, et kas on juhitavad elektrijaamasid vaja või mitte, vaid et kas meil tegelikult see 1000 probleem on nende olemasoluga. See on meie peamine väljakutse. Kas sünkroniseerimise vahetusajalises ümbruses võetakse kasutusele eraldi ohutusmeetmeid sabotaaži ja kineetilise mõjutuse ennetamiseks? Ütleme niimoodi, et meil on väga hea koostöö, siin oli ka küsimus küberturvalisuse kohta, et mis puudutab ohutust ja julgeolekut, siis et koostöö julgeolekuasutustega, pädevate ministeeriumite ja ka näiteks Riigi Infosüsteemide Ametiga on meil väga tihe ja oleme pidevalt inforingis. Konverentsi teema on täiesti eraldi, et vaadates, mida Vene Föderatsioon hübriidrünnakute mõttes siin Läänemere regioonis teeb, alles hiljuti oli see sama sidekaabli lugu ja need lugusid on tõenäoliselt siin veel tulemas, et ilmselgelt on meil probleem ja väljakutse, kuidas tagada kogu taristus, ei ole ainult elekter, vaid ka kogu infrastruktuuride kaitset ja see, ma arvan, on täiesti eraldi teema, mida me siin avada ei saa. Mida ma saan öelda on see, et see koostöö on igapäevane ja informatsioon liigub edasi-tagasi, nii nagu vaja. See ilmselt vastas selle küsimuse ära juba. Siin oli veel üks küsimus. Saame kohe mikrofoni ka anda. Üks hetk, võtke palun mikrofon ka. Meie poliitikud on väga rohelise energia usku ja tuulikuid tehakse palju, aga kolleeg Arvi Hamburg on näidanud, et siin Baltimere ümber tuul on kaunis ühtemoodi Eestis ja Lätis ja Leedus ja Soomes ja Rootsis ja nüüd, kui on niisugune periood, kus seda rohelist energiat ei jätku, siis kas tekivad olukorrad, kus me peame mingisugused tarbijad välja lülitama, et tasakaalustada tootmist ja tarbimist, et praegult siiani, kui meil oli Venemaaga palju liine, siis võtsime sealt natuke juurde, aga see võimalus kaob nüüd ära, nii et tänan. See, et tarbijad ei peaks vähem tarbima, ongi varustuskindluse analüüsi aluseks ja seda me just nimelt vaatamegi, et kas nende tootmisvõimsuste ja nende impordivõimekuste ja selle prognoositava tarbimise juures on see tarbimine võimalik katta. Ja sealt see 1000 megavatti tulenebki, et 1000 megavatti on vaja, kui see on olemas, siis tarbimist piirata ei ole vaja. Kui läheb üle 1000? Kui juhitavat tootmist on rohkem kui 1000 megavatti, siis see on parem. Siis on veel väiksem risk tarbimise piiramise vajaduseks. Ma saan aru, see küsimus on, et see 1000 ei katta ära Eestis olevat tarbimist, aga seda see analüüs tegelikult arvesse võtabki, et meil on alati ju ühendused teiste riikidega, ei ole mitte ainult tuul, mis on naaberriikides, on hüdroressursid, tuumajaamad ja ta analüüsibki, see varustuskindluse analüüs, on mingid 10 000 erinevad stsenaariumid, mängitakse tundide kaupa läbi, hinnataksegi, kas on tuuline aasta, tuulevaegne aasta, kas on hüdroressursse palju Põhjamaades, kas on vähe. Mängitakse tundide kaupa läbi ja leitakse, et selliste tundide arv, kus võiks tekkida probleemid terves Euroopas, arvestades kõiki neid ühendusi, iga riigi enda elektrijaamasid, kas terves selles suures süsteemis ühe konkreetse regiooni jaoks mingi probleem tekib ja see näitabki, et Eesti regioonil on hästi, kui meil on 1000 esialgu,
edaspidi kuskil 1200 megavatti, et on alati mingid hetked, kus me osaliselt loodame teiste peale ja on alati mingid hetked, kus keegi teine loodab meie peale ja see tõenäosuslik analüüs lihtsalt näitab, et tõenäosus sellise olukorra tekkeks, kui kõigil korraga on jama, on üliväike ja selle vastu ütleme, 100% garantiid ei ole, et see kunagi juhtub, aga see juhtub niivõrd harva, et selle vastu uut elektrijaama ehitada oleks lihtsalt liiga kallis. Kas ja millal harmoniseeritakse Balti riikide vahel sagedusreservide hankimise kuluviis? Plaani järgi järgmise aasta esimese poolaasta lõpuks. Muidugi meil peab see lahendus olema juba mõne kuu pärast, mida siis turuosalistele presenteerida või avalikult konsulteerida ja siis, et seda oleks võimalik aasta keskel rakendada. Kas saartalitluse ajaks seatakse suurtele tarbijatele erakorralisi nõudeid, näiteks piiratakse tarbimise tippe või volatiilsust? Ei. Lühike vastus. Kas on reaalne, et AFRR-süsteem saab tegelikult ka stabiilselt toimima selleks ajaks? On väga reaalne. Läheme, meil väga palju küsimusi, väga saame kiire vastus. Kas hetkel on piisavalt FCR, AFRR ja MFRR reserve, et saartalituses olla? Hetkel? Jah. Hetkel veebruaris on kindlasti piisavalt. Täna on juba eelkvalifitseeritud selleks piisavalt elektrijaamu, et need reservid tagada. Kui te küsite tänase hetke kohta, nad ei ole kõik sisse lülitatud, kuna neid täna veel ei ole vaja. Kas sagedusreservide hankimise kulu ja hinnastamise metoodika kehtestatakse Balti riikides ühesugune või jääb kulu Eestis arusaamatult kordades kõrgemaks? Jah, see on siis tõenäoliselt korduv küsimus, et meil on plaanis Läti ja Leeduga metoodika harmoniseerida, mille tulemus peaks siis olema, et Eesti tarbija ja tootja ei oleks kuidagi teistsuguses konkurentsi olukorras võrreldes Läti ja Leeduga. Ja ma võib-olla isegi seda täpsustan, et see, kuidas kulusid nii-öelda klientide käest küsida, et see on riikide kaupa meil võimalik kokku leppida, et see on ühesugune metoodika, aga see kulu ise, selle kulu suurus, see sõltub ikkagi sellest, kui palju nende reservide pakkujad küsivad. Ehk siis, et sinna tulebki ju reservide turg, hakatakse iga päev ette küsima, et palju maksab homseks reservi pakkumine, ja see on see, mis võib nagu ajas muutuda ja selle kulu Eestis, Lätis, Leedus sõltubki sellest turu pakkumist olukorrast. See võib-olla läheb sellesse samasse, mis saab sagedusreservi tasust teisel poolaastal, mis variandid laual on? Ei tahaks spekuleerida, variante on laua peal mitu, aga ülesande püstitus on selge, et meil Eestis, Lätis ja Leedus tarbijad ja tootjad oleksid võimalikult võrdselt koheldud, et sellest ei saaks mingisugune Balti riikide omavahelise konkurentsi teema. Sagedusreservide kohta on väga palju küsimusi, ma võtan neid äkki siin siis kokku juba. Kas 60 miljonit sagedusreservide kulu on koos Kiisa-poolse vajaduse vähendamisega või ilma? Kas Kiisa saab pakkuda all reguleerimist sarnaselt näiteks Läti akuga? 60 miljonit on prognoos koos või arvestades Kiisa panusega. Kas Kiisa saab pakkuda alla reguleerimist? Teoreetiliselt saab, kuid selleks ta tuleb tööle panna, mis on tõenäoliselt kallim kui teised variandid, mis Balti riikides on. Baltikumi kogu vajadus sagedusreservile on 700 megavatti. Miks Eesti hangib eraldi 500 megavatti? Nüüd viide on siis Eleringi sagedusreservide pikaajalise hankele. Elering on hankimas kuni 500 megavatti sagedusreserve selle põhjusega, et me näeme kõigepealt kaks põhjust. Kõigepealt me näeme sagedusreservide nõudluse kasvu järgneva kümnendi alguseks. Teine põhjus on see, et need ressursid, mis täna suudavad sagedusreserve pakkuda, on siin selle kümnendi jooksul turult väljumas, mis tähendab, et nõudlus kasvab, pakkumine väheneb, meil on vaja see vahe ära täita. Ja siia võib-olla lisan juurde, et see, palju me iga päev võimsusena ostame,
see ei pruugi olla 500 megavatti, aga see, et selleks, et saada see väike kogus sellel päeval kokku, peab tegelikult olemas olema meil rohkem. Keegi on alati hoolduses, kellelgi on mingid, ma ei tea, muud asjad, keegi mängib näiteks oma plaanid ümber mitte sellele, et pakkuda seda oma ressurssi reserviks, vaid võib-olla tema tahab päevete turul osaleda, reserviks ei paku, et ühesõnaga neid võimekaid seadmeid peabki olema rohkem kui see, mida me igapäevaselt tegelikult vajame. Ma vaatan kiiresti, kas me, ilmselt siin on veel, aga võtame vahele veel siit, mis siin on ette poole kerkinud praegu küberkaitse teema. Kui palju on panustatud küberkaitse arendamisele? No osaliselt vastasime selle ära, et see on üks osa sellest programmist, et ehitada need IT ja seire juhtimissüsteemid küberturvaliselt ja see on osa, aga detaili loomulikult minna ei saa, et see on arusaadavalt üks osa ja see uue SCADA hankimine on ka osa sellest, et uus SCADA on kindlasti palju küberkaitse mõttes palju kindlam või hukukindlam kui senine. Mida te lahti ühendatud liinilõikudega teete? Kas kellelgi on soov? Kas keegi tahab endale, ma saan aru? Ja see vastus ongi see, et meil õnnestub hästi väikeses osas ära kasutada ühte olemasolevatest liinidest, mis läheb Tartust täna Pihkva poole, mingi 12 kilomeetrine jupp sellest me saame kasutusele võtta, et Tartu ümbruse varustuskindlust tagada, aga kõik ülejäänu, mis läheb Venemaa poole, need lähevad vanametalli põhimõtteliselt. Nii, vahepeal, kas on veel keegi soovib küsida, võib käe püsti tõsta? Ma jätkan siis nii kauas Lido küsimustega. Millal on oodata elektrikaubanduse algust pärast desünkroniseerimist Kesk-Euroopaga, kas 2030? Elektrikaubanduse algust? Jah. Elektrikaubandus, väga hea küsimus, elektrikaubandus ei katke. Ei katke ka saartalitlus, see on ka tegelikult oluline nüanss, vist sai või ei saanud mainitud, et elektribörs või kauplemine elektriga ei peatu saartalitluskatse ajal või siis sünkroniseerimise perioodil kauplemine kuidagi ei katke. Ei pea 2030. aastat ootama, tegelikult kordagi ei katke. Saartalitluse kohta on ka mitu küsimust. Mis rolli, kui üldse mängivad Estlingid saartalitluse ajal? Estlingid on meie välisühendused saartalitluse ajal. Et üks asi on see, et Estlinkide peale me lubame siis teatud ulatuses elektrienergia kaubandust. Nagu ma mainisin ka, et Estlink 2 400 megavatti, Estlink 1 on väiksem, temale vähem siis järelikult. Aga oluline roll Estlinkidel on ka siis sageduse toetus Põhjamaadest, ehk siis Estlink 2 kaudu me saame vajadusel sageduse toetust just selles vaates, et ta reageerib sageduse muutustele Balti elektrisüsteemis saartalitluse ajal, ehk siis tasakaalustab need võimalikke hälveid. Ja Estlink 1 on siis sellises režiimis, et ta pakub sellist ühekordset sageduse toetust mingite häiringute korral, mis tähendab seda, et lihtsalt ütleme, on mingi sageduse kõikumine, hästi sealt suurendab või vähendab võimsusvoogu mingi teatud sellise astme võrra Eesti suunas või siis Eestist Soome suunas, sõltub sellest, kuidas sagedus muutus. Kuidas saartalitluse ajal mõjutaks meid rikked Estlink 1 ja 2-ga? Kas Estlink 1 ja 2 jäävad mingis osas sagedusreservi? Kui Estlink 2 peaks saartalitluse ajal välja lülitama, siis see on mõnes mõttes nagu riski realiseerumine. See on tegelikult saartalitluse katkestame ja ühendame ennast Mandri-Euroopaga kokku. Kas riskide analüüsis arvestati ka võimaliku sabotaaži ohuga või rikkega näiteks Estlink 2 ja muud sellist? Ütleme, et kui me analüüsime Estlink 2 väljalülitamise mõju Balti saartalitluses, siis tegelikult ei ole isegi väga suurt vahet, et kas ta lülitub välja rikkega või mingi sabotaaži tagajärjel, sest tegelikult see efekt süsteemi toimimisel on sama. Et lihtsalt kaotame selle ühenduse ja peame siis sellega arvestama. Kas Baltikumi võimet saartalitluses toimetada on üldse viimase 10–20 aasta jooksul katsetatud või on see ainult teoreetiliselt läbi mängitud? Ütleme, et viimase 10–20 aasta jooksul vanemad kolleegid ilmselt mäletavad paremini, aga ma tean, et on tehtud sellist Balti saartalitlust kunagi 2001. kümnendi jooksul, see on tõesti väga ammu, aga see vist oli natuke selles mõttes keerulisem asi, et ei ole ainult puhas Balti saartalitlus, et see vist oli osaliselt ka Valgevenel ja kuidagi sees, aga jällegi ma ei oska siin vanemate kolleegidest rääkida, et kui keegi on vanem kolleeg, kes aega paremini mäletab, siis ta kindlasti oskab kommenteerida. Ma võin öelda lihtsalt seda, et Baltikumi tervikuna oli suurusjärk 20 aastat tagasi testiti
aga küll me oleme testinud väiksemaid juppe, ongi Eestil endal näiteks kõige viimane eralduskatse meil oli ju aastal 2008 vist, kui ma õigesti mäletan, eks. Ja mida väiksemat süsteemi sa testid, seda nagu insenerid küsivad, et oot, see on hästi keeruline, et kui me need väikesed süsteemid oleme ära testinud, siis need koos töötavad oluliselt lihtsamalt. Leedu näiteks eraldi on teinud enda saartalitluskatseid nüüd 2 tükki, eks, üpris viimase paari aasta jooksul, et nemad on testinud seda nüüd. Meie ei näinud vajadust, kuna selle 2008. aastaga võrreldes meil oluliselt süsteemis midagi muutunud ei ole. Meil ei ole, mida selle testiga ju tõestatakse, on see, et kas elektrijaamad ja teised asjad, mis suudavad sageduse hälvetele reageerida, kas nad toimivad õigesti. Kui nad siis toimivad ka täna, neid eraldi juppe ju tegelikult testitakse. See on ka see, mida Märt tegelikult oma presentatsioonis rõhutas, miks on oluline meil testida uusi elektrijaamasid, kes meie võrguga liituvad, selle käigus testitaksegi ära nende võimekus sageduse reguleerimiseks, et nad ise jälgivad sagedust, reguleerivad ja nad on võimelised vastu võtma ka signaale siis meie kesksest süsteemist. Et ühesõnaga kõik väiksed süsteemid eraldiseisvana on kogu aeg testitud, Eesti tervikuna testiti 2008, Baltikum tervikuna oli täpselt aastat ei ütle, aga suurusjärk 2001 või 2003, üks nendest. Nii et jah, me arvame, et see tehniliselt võttes ta ei ole kuidagi praegu teistsugune või erakordne. Et alati tuleb arvesse võtta lihtsalt seda, et mis on ümbritsevas keskkonnas muutunud ja see on ka põhjus, miks me ei ole tahtnud liiga palju neid eralduskatseid teha, et siis sa natukene ikkagi elektrituru toimimist häirid sellega ju, eks. Ja ma arvan, et meie jaoks ongi siin kogu selle saartalitluse selle kõige juures ja kogu selle sünkroniseerimise programmi juures ongi keerulisem võrreldes ka meie kolleegidega, kes Ida-Euroopa teised riigid, kes ühinesid läänesüsteemidega seal 90ndate keskel ja 2000ndate alguses, ongi keerulisem see, et me peame tehnilised süsteemid panema koos toimima turusüsteemidega. Ja need turusüsteemid on täna see, mis teevad kõikide selliste nii testimiste kui üleminekute tegemise keerulisemaks. Eks. Tehnika pool, see on elektriseadused, Kirchhoff on ikka veel elus tegelikult. Tema seadused kehtivad. Kas saartalitluse ajal, kui merekaablid on sageduse hoidmise režiimis, ei toimu kommertskaubandust kaablitel? Toimub ikka. Et näiteks Estlink 2 on 400 megavatti lubatud, Nordpoolil samamoodi, ehk siis kaablid on kõik turu kasutuses, tõsi küll, seoses sellega, et meil on Balti saartalitluses nii-öelda maksimaalselt lubatud võimsusvoogu, mida me turu kasutusse anname, on mõnevõrra piiratud, aga muidu turg toimib ikka endiselt nagu praegu. Kaliningradi oblast on saartalitlust katsetanud, kas on teada, milliseid probleeme neil oli? Oskame enda poolt öelda ainult nii palju, et kõik need, kui ma nüüd õieti mäletan, 5 saartalitluskatset on läinud edukalt. On tööle jäänud. Üks oli küsimus siin sabotaaži kohta, ma nüüd kiiresti ei leia seda, et umbes stiilis, et kui 6. veebruaril peaks laev Estlinki kaabli läbi lõikama, kas desünkroniseerimine lükatakse edasi? Ütleme niimoodi, et me tegelikult hindame pidevalt olukorda, kuidas me tagame Balti elektrisüsteemi toimimise, et kui mingisugune oluline element on nii-öelda puslest puudu, siis ongi nüüd see, kas meil on sellel elemendil mingi asendus, et kui meil on olemas asendus, eks ole, kui me saame selle asendada näiteks sellega, et tulevad tööle mingisugused uued tootmisvõimsused, siis nii-öelda see puudu jääb näiteks kaubandusosa Soomest, eks ole, on siis kaetud. Ja kui me räägime siis mingisugusest sellisest teemast, et sagedusreserve jääb vähemaks, siis me disainime selle saartalitluse natukene ümber, ehk siis me vähendame teatud parameetrid või suurendame. Selle peale me oleme mõelnud, meil on tegelikult olemas päris pikk list variante erinevatest kombinatsioonidest, mis võivad juhtuda ja mida me sellisel puhul teeme. Veel on väga palju küsimusi sagedusreservide kohta ikkagi jätkuvalt. Mis sai ministeeriumi plaanist sagedusreservide kulu ainult tarbijatelt sisse nõuda? Kas siiski jaotatakse võrdselt? Kuidas on see naaberriikides, sealhulgas Soomes? Soomes maksavad tarbijad ja tootjad. Nagu varem ka mainitud, siis see lahendus, kuidas seda siis järgmise aasta teisest poolaastast tegema hakatakse, siis see sõltubki
aruteludest Läti ja Leeduga, millisele harmoniseeritud või võimalikult harmoniseeritud lahendusele me jõuame, sellest sõltub, kuidas see kulu täpselt jagunema hakkab. Veel kas on sagedusreservidena kvalifitseeritud ka tuule- ja päikesejaamad, mis saab siis, kui tuult pole, aga on vaja alla üles, kas selle eelduseks on päikesepaiste? Sagedusreservideks on minu teada kvalifitseerunud ka tuul, päikse kohta ma ei tea, võib-olla ka. Tuul on kvalifitseerunud, see on võimalus, et juhul kui on soodsad olud, siis nad saavad pakkuda ja tõenäoliselt konkurentsivõimelise hinnaga sagedusreserve pakkuda. Kui seda võimalust ei ole, siis pakuvad seda teised siis konventsionaalsed elektrijaamad. Rõhutan veel üle, sagedusreservide nõudlus on tagatud ka täiesti konventsionaalsete elektrijaamadega, mis ei vaja selleks päikse või tuule olemasolu. Miks tekib igal riigil eraldi bilansi hoidmise kohustus? Kas 3 riigi ühine süsteem ei oleks palju odavam? See on juba natukene pikem kirjeldus, aga suures plaanis tuleb see Euroopa reeglitest. Mandri-Euroopas iga süsteemi haldur vastutab oma ala eest ise. Kokku, kui me räägime siis reservide käivitamisest, siis seda võetakse ikkagi arvesse kõigi, siis nüüd kogu Mandri-Euroopa siis sagedusreservide käivitamise vajadust võetakse kokku, arvestatakse, võetakse kokku, summeeritakse, kui see on vastassuunas, siis käivitatakse ainult vajalik kogus. Ühesõnaga, lühidalt sama efektiivne lahendus kui tänane, kus me vaatame koos Balti riikide ebabilanssi ja siis reservide käivitamise vajadust. Tulevikus on sama efektiivne, lihtsalt veidi teistsugune, detsentraliseeritud, kõik süsteemihaldurid vaatavad eelkõige oma ala. Tohib, kui ma siia lisan lihtsalt, et võib-olla siit välja ei kostunud eelnevatest presentatsioonidest, et tegelikult see reservide jagamine Baltikumis on Euroopa kontekstis unikaalne. Et see on see, et tänu millele me saame meie kulusid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus alla tuua. Ülejäänud Euroopa riigid hangivad ka kõik reservid enda regiooni põhiselt, eks. Meie oleme sellest aru saanud, et see on üks koht, kus me saame natukene teed näidata ja tänu sellele päris kolmandiku peale me neid kulusid ei tõmba, aga võrreldava nii-öelda efektiivsusega me tegelikult kulusid siin haldame. Mainite elektrijaamade tihedat katsete sõela. Eestis vastab see tõele, aga kas ka Läti ja Leedu elektrijaamad läbivad sama tiheda katsete sõela? Kes nüüd vastab? Ütleme niimoodi, vastan siis poliitkorrektselt. Ma arvan, et Läti ja Leedu süsteemihaldurid on täpselt sama vastutustundlikud kui meie, et nad ei lubaks süsteemi ja asju, mis ei tööta. Võib olla, et nende metoodikad on teistsugused, aga ma arvan, et see lõpptulemus on ikkagi suhteliselt sarnane. Millest saadakse kokku inerts 17100 megavatti 7.–8. veebruari perioodil? Olemasolevad sünkroonkompensaatorid, konventsionaalsed elektrijaamad ja nii see kokku saadaksegi. Kuidas plaanitakse jagada Estlink 1 ja 2 ülekandevõimsus energia ja sagedusreservide turgude vahel? Seda vist meil veel ei olnud küsimusena. Oli Estlink 1 ja 2. Ja. Estlink 1 ja 2 100% kaubandusele, 0% sagedusreservide vahetamiseks. Ehk siis täna meil veel ei ole Põhjamaadega kokkulepet sagedusreservide omavaheliseks jagamiseks ja vahetamiseks. Loodame sinna tulevikus jõuda, aga kuni meil seda veel ei ole, siis Estlink 1 ja 2 on 100% siis elektribörsi kaubanduse jaoks. Ma võtan siit veel, mis värskelt nüüd praegu tulnud veel on. Ilmselgelt meil aeg tiksub juba nii kaugele, et me ei jõua kõigile vastata, aga nagu lubatud sai, siis Eleringi lehel on kõik küsimused, mis Lidost tulid, kõigile küsimustele vastatakse seal ära, nii et te saate need vastused sealt hiljem kätte. Aga miks peab aktiivselt reguleerimises osalevaid varasid 5 aasta järel uuesti kvalifitseerima? Ma
lühike proosaline vastus on see, et kontrollida, et nad endiselt vastavad nendele nõuetele, mis sagedusreservidele on seatud. Et kas 5 aastat on liiga lühike või liiga pikk aeg selle uuesti testimiseks on debateeritav, aga meie seda siis 5 aasta tagant uuesti kontrollime. Euroopa suunal kaubandus desünkroniseerimise ajal, kuidas toimub Leedu ja Poola vahelise ühenduse ümberühendamine, kas seal katkestust siis ei teki? Loomulikult selleks hetkeks, kui me sünkroniseerime ennast Mandri-Euroopaga, siis loomulikult praegune alalisvooluühendus Leedu ja Poola vahel lülitatakse välja. Ehk siis see hetk, kui ta välja lülitatakse, siis loomulikult Poola ja Leedu vahel mingit võimsuvoogu ei ole. Ja siis vahelduvooluühendus, mis läheb sellest konnektorijaamast mööda, siis kui see sisse lülitatakse ehk sünkroniseeritakse, tekib uuesti võimsvoog, nii et seal mingisugune selline väike periood on, kus võimsvoogu Leedu ja Poola vahel ei ole. Sai mainitud juhitava tarbimise kasvav vajadus, mis lahendused hetkel kaalutakse? Kas saaks korrata küsimust? Et sai mainitud juhitava tarbimise kasvavat vajadust, mis lahendusi hetkel kaalutakse? Juhitav, ütleme, et oluline on täna ja tulevikus juhitav võimsus, kas see on siis tootmine või tarbimine, eelkõige on juhitav tootmine, aga juba täna ja tulevikus tõenäoliselt aina enam on ka tarbimine nõus olema juhitav, nõus osalema nendel samadel sagedusreservide turgudel. Ja ega seal muud saladust ei ole, kui et Eleringi poolt me tervitame seda, võimaldame sagedusreservide turgudel osaleda nii tarbimisel kui tootmisel ja võidab see, kes seda siis tarbijale või Eleringile või siis lõpuks tarbijale kõige soodsamalt pakub. Kalle, sa lõpetuseks tahad äkki öelda, sest meie aeg hakkab otsa saama. Ma nii palju ütlen, et tegelikult on pärast võimalik veel, ma saan aru, kohvi juua ja küsida veel küsimusi, mis jäid vastuseta. Tõesti, need küsimused, mida ma ei jõudnud siin esitada, need lähevad ka Eleringi lehele ja kõiki neid ettekandeid on võimalik ka veel järel vaadata ja ajakirjanikud saavad ka küsimusi esitada, nii et vastused on see, millele me oleme täna keskendunud. Aga Kalle, palun sulle lõpetuseks sõnad. Ja, minu arust on väga hea, see diskussioon isegi on tõestanud seda meie hüpoteesi, et me ei ole kuidagi Eleringina selles protsessis üksi. Et nagu ma enne selle postulaadi püsti panin, et tegelikult energiajulgeolek ja kogu see sünkroniseerimise protsess on meie kõigi ühine teema. See on umbes nii nagu liiklusseadus, et Riigikogu võib selle vastu võtta, politsei võib selle täitmist kontrollida, aga see, kui hästi tegelikult liiklus toimib, sõltub meist kõigist liiklejatest. Et seesama energiajulgeoleku teema, see, et me siin räägime need detailid läbi, see näitab seda, et kõik on selles teemas sees. Mul on selle üle väga hea meel ja mul on tunne, et kui ka aeg-ajalt kiputakse kuidagi, väliselt jääb pilt sellisest ärevusest ja probleemidest, et mul on hea, et meil on võimalik tegelikult seda arutada ikkagi nagu mõistlik inimene mõistliku inimesega, et siin ei ole tegelikult ju mingisugust väga suurt kuigi me oleme ütelnud, et meie jaoks on see esmakordne projekt, aga see on tegelikult tehtav, et see on kõik kontrolli all. Et ma tahaks kõiki tänada, kes siin nii selles arutelus on osalenud, kui ka kõiki, kes on meid positiivses mõttes välja kutsunud mõtlema mingitele teemadele rohkem detailsemalt. Et selle üle on ainult hea meel, mida rohkem sa trennis ei kehti see vanasõna, et rohkem treenides saad sa heaks treenijaks. Mina arvan ikkagi, et rohkem treenideks saad sa ka võistluseks valmis. Et ma arvan, et me kõik koos oleme selleks valmis. Aitäh kõigile. Nagu öeldud, siis ülekanne on pärast veel järelvaadatav, saate siis ettekandeid vaadata. Ajakirjanikud, kes soovivad teha Eleringi inimestega intervjuusid, siis haarake nööbist, julgelt küsige. Vastused saavad ka kehtestatud. Ja mis meil on nüüd? 71 päeva, 12 tundi, 6 minutit ja vähem kui kohe 50 sekundit ainult selle hetkeni aega jäänud. Aitäh teile!